Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Krimiraadio. Tere taas, on teisipäev, kell on veidi üle 1 ning Kuku Raadio eetris on loomulikult Krimiraadio. Saate juhtideks, nagu ikka, on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Tänases saates on laias plaanis 2 teemat, nagu ikka. Räägime koletust topeltmõrvast, mille üksikasjade asjaolud on viimasel ajal ja viimastel nädalatel natukene selgemaks saanud. Ning arutame ka noorte kuritegevusest ja kuritegelikesse gruppidesse koondumise teemal, sest see on nähtus, millest võib saada väga-väga suur probleem, kui me kohe ja jõuliselt ei reageeri. Mõlema teema puhul on tänases saates vastajaks Põhjaprefektuuri kriminaalbüroo isikuvastaste kuritegude talituse juht Hisko Vares. Tere tulemast Krimiraadiosse! Tere! Isko, alustame 2 noore inimese Aleksi ja ta elukaaslase Kristiina Võikast topeltmõrvast, mis toimus küll juba 3 aastat tagasi, ent asi hakkas hargnema alles eelmisel aastal ning mõrvasüüdistus 37-aastase Ruslan Karafutinovi ja 35-aastase Igor Popovi suhtes jõudis kohtusse nüüd äsja. Kas need 2 mõrvarit on tänaseks süüd tunnistanud, omaks võtnud ja võib-olla ka kahetsenud? Võib-olla siis nii palju saan täna öelda, et nad üldiselt teemast on rääkinud. Detailidesse ma siin minna ei saa, kuna kohtumenetlus alles hakkab pihta. Aga jah, et üldiselt nad möönavad, et selline tegu aset leidis. Tapmine toimus 3 aastat tagasi. Kui meenutada, siis 2022. aasta aprillis otsiti intensiivselt 22-aastast Lasnamäel elanud Aleksit, kuid teda ei õnnestunud leida. Ja miks ei õnnestunud toona kiiresti kuriteo toimepanijaid jälgi üles võtta, sest tapmiskuritegude puhul need lahenevad sageli päris kiiresti. Mis toona oli teisiti? Jah, tõepoolest, et üks kannatanutest siis kadunuks jäi juba 1,5 aastat enne tema surnukeha leidmist. Tollel ajal lihtsalt ei olnud mingeid viiteid, et tegemist oleks võinud olla kuriteo ohvriks langemisega, et ma mäletan, kui meile see teade tuli, siis tegelikkuses olid siin üleval ka mitmed erinevad versioonid, et ta võis Eestist lahkuda. Teatavasti meil on ju väga, väga lihtne mööda Euroopat ringi käia ja neid versioone kõike kontrolliti, aga jah, et tollel hetkel ei olnud ühtegi viidet sellele, et oleks võinud mingi kuritegu toime panna tema suhtes. No, ühel hetkel sai ikkagi selgeks, et ka tema 31-aastane elukaaslane on kadunud. No mis hetkel politseile selgeks sai see, et tegemist võib olla ikkagi kuriteoga? Tollel hetkel, kui ka see elukaaslane tal kadunuks jäi, siis olid versioonid üleval, et äkki ikkagi nad mõlemad on kusagile reisile läinud nii öelda. Et nende faktidega ja selle teadmise põhjal töötati edasi ja lõpuks siis kaardid avas ikkagi lõplikult, et tegemist on kuriteoga Aleksi surnukeha leidmine. Just ma tuletan meelde, et siis 2023. aastal juulis leidis Harjumaal Anija vallas metsas seenel käinud perekond madalast hauast inimsäiled. Ja ekspertiis tegi kindlaks, et tegemist oligi 2022. aasta aprillis kaduma läinud mehega, ehk siis selle sama Aleksiga. Ja naise surnukeha kohe ikkagi leida ei õnnestunud. Ma ei tea, mis ajal sai selgeks või kuidas sai selgeks, et tõenäoliselt on ka kadunud naist tabanud sama saatus? No eks siis, kui Aleksi surnukeha leiti, eks siis juba tekkisid ka kahtlused, et võimalik, et ka tema elukaaslase saatus on sama kurb olnud. Aga jah, kuna surnukeha kohe leida ei õnnestunud, siis faktiliselt me seda kinnitada ei saanud. Aga Aleksi surnukeha leidmine tähendas ikkagi juba meile kriminaalpolitseinikele, et algas suur jaht kurjategijatele ja ega suhtkoht
suht-koht kiiresti meil oli see ringkond ka kindlaks tehtud ja siis hakkas juba tõendamise töö. No naise surnukeha leiti veel omakorda aasta aega hiljem, ehk siis eelmise aasta suvel sealt samast Anija metsast. Miks see haua leidmine nii kaua aega võttis, miks seda sealt kohe ei leitud? No nagu ma juba mainisin, et hakkas suur töö pihta ja lihtsalt teatud toimingud võtsid ääretult kaua aega, et kriminaalpolitsei töö on tihti juba selline, et kõike ei saa alati suure hooga teha, et on vaja ka nii-öelda tõendid fikseerida. Et kõik käis samm-sammult ja võin öelda küll, et töö oli väga pingeline ja väga suur meeskond tegi tööd, et see tõde lõpuks päevavalgele tuua. Seda just sellest hetkest alates, kui leiti esimene surnukeha ja juba oli selge, et siin on tegu reaalselt kurjateoga ja mitte reisima läinud paariga, eks ole? Jah, et võib-olla tulebki vahet teha kahel erineval tegevusel. Ühe korra alguses otsiti siis nii-öelda kadunud isikuid taga ja ikkagi oli väike võimalus, et nad on elus. Aga siis juba, kui oli fakt, et meil on olemas Aleksi surnukeha, siis juba läks nii-öelda mõrva uurimine lahti ja need tegevused olid hoopis juba sihipärasemad, kuna meil oli olemas orientiir, et kuhu suunas tööd teha. No, me oleme siin kasutanud terminit Anija mets, kust leiti nii üks kui ka hiljem teine surnukeha, aga Anija mets ei ole mingisugune väike metsatukk kuskil Tallinnas, vaid see on ikka tõesti suur metsamassiiv. Kuidas selle teise surnukeha otsimine käis, sest ütleme, mingil hetkel oli teil selge, et teda sealt otsida tuleb? No see on nüüd see asjaolu, mida ma täna veel ei saa kommenteerida, kuna kohtulik menetlus alles algab ja seal need asjaolud kõik läbi lahatakse, et see las jääb praegu veel kohtumenetluse avada. No tavaliselt mõrva uurimine on enamasti ikkagi Eestis käib kuumadel jälgedel, et just on juhtunud, kohe reageeritakse. Kui keeruline tegelikult see uurimine on siis, kui ikkagi kuriteod on siin toime pandud 3 aastat tagasi? Ikka kordades keerulisem. Väga palju keerulisem, kui me juba võtame, üldse, et täna on ju Eestis läinud väga palju keerulisemaks läbi selle, et kõnederistuste tegemine on ju problemaatiline, ehk siis neid on väga keeruline saada. Teiseks, mis on täna üks põhitõendi allikas, need palju kirutud kaamerad on ju, et see on ju meie meeletul hulgal uurijad töötavad neid kaamerad ööd ja päevad läbi, et seda nii-öelda tõendikildu leida. Antud juhul meil ei olnud seda võimalik, sest teatavasti keskmine niisugune kaamera pildi säilimise aeg on seal 20 päeva kuni kuu, et mõnel juhul rohkem, mõnel juhul on ainult loetud päevad. Et seda võimalust meil ei olnud, et jah, siin tuli hoopis teistpidi asjadele läheneda. Ma pean ikkagi üle küsima, kas ka seda sorti kuritegude, nii raskete kuritegude uurimise puhul on kõneeristuste saamine problemaatiline? Jaa, et täna nüüd on esimesed sammud tehtud, et võib-olla mingil kujul see meil taastub, aga jah, sellel hetkel me seda teha ei saanud ja teatavasti oli ju möödas ka juba 1,5 aastat, et tavaliselt kõnede eristusi õnnestuski meil aasta aja jooksul saada, et nii ehk naa oli see selleks ajaks juba läinud. Aga teeme siin väikese pausi. Krimiraadio. Krimiraadio jätkub, stuudios ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Stuudios on ka Põhja prefektuuri kriminaalbüroo isikuvastaste kuritegude talituse juht Hisko Vares ning saate esimeses pooles räägime kohtusse jõudnud keerukast topeltmõrva juhtumist. Enne oli jutuks, et kui te juba leidsite naise surnukeha sealt samast Anija metsast, siis juba kurjategijate tabamine oli, nagu öeldakse, tehnika küsimus, aga kui keeruline oli nende kahtlusaluste tabamine, kuivõrd nemad nüüd üritasid ennast kuhugi varjata, Eestist ära minna ja nii edasi, või olid nad ikkagi kusagil valmis selleks, et nad tabatakse?
ma võin võib-olla ainult nii palju avada, et nad olid kõik ettevalmistused teinud selle jaoks, et juhul kui, et politseiga nad koostööd ei tee, et need kokkulepped olid olemas, aga muus osas ma ei tahaks praegu rohkem avada seda nende nii-öelda need tõendite hankimise viisi ja nende tabamist, et see on praegu veel väga niisugune nagu ma juba ennem ütlesin, et pigem las kohtus need tõendid avatakse. No me oleme siin rääkinud, et tegelikult oli ikkagi üsna keeruline hakata lahendama 3 aastat tagasi juhtunud mõrva, topeltmõrva, siis kui suur oht või hirm teile või teie inimestel oli, et see lugu jääbki pimedaks või lahendamata? Hirmu meil otseselt ei olnud, aga see adrenaliin oli ikkagi mõnel hetkel väga-väga kõrgel ja olid ohud täitsa olemas, et kus me ei suuda piisavalt häid tõendeid leida, et see kuritegu avastada. Aga nagu ikka, nagu ka siin saates varem on öeldud, et kriminaalpolitseinikul peab õnne olema ja jällegi siin on see, et kui sa teed, tegijal ikka on ka õnne, on ju. Et meil oli hästi palju õnne, aga lihtsalt õnn tuli tänu sellele, et me olime õigel ajal õiges kohas, tegime õigeid tegevusi õigel ajal. Ma saan aru, et kohtuprotsess on algamas ja väga paljudest üksikasjadest veel ei saa rääkida, sest need tulevad just nimelt seal kohtus arutusele. Ent siiski, väga huvitav ta motiiv või asjaolud, miks ohvrid ja siis tapjad kokku said, mis need sidus, mis oli see, et nad sattusid kokku mingisugustel traagilistel asjaoludel? Ei, see oli iseenesest väga siuke tavapärane, seal midagi niukest eriskummalist ei olnud, et Alex oli nii-öelda oma hilisemate tapjatega varasemalt tuttav ja tegelikult mindi siis nii-öelda Tartu oli vist see koht, kuhu siis tööotsa tööd tegema. Ja teel sinna siis põhimõtteliselt kogu see lugu juhtus. Et üks asi viis teiseni ja niimoodi need inimesed surma said. Kui ma nüüd õigesti aru sain, siis mehed läksid koos tööle, nii ohver kui siis tema 2 sõpra ja teel juhtus midagi, mis tõttu 2 siis tapsid selle ühe oma sõbra ära. Põhimõtteliselt võib niimoodi öelda, et tekkis seal konflikt ja selle käigus siis eskaleerus niivõrd kaugele, et läks üle tapmiseks ja tapeti siis nii-öelda ka tema kaasas olnud elukaaslane, kes lihtsalt oli kaasas. Kus see kõik juhtus? Toimus see ühes kohas või oli see selline nii-öelda nagu road movie, et teie peal oli neid kohti mitmeid? Teel Tartusse, siis jääme selle juurde ka, et teel Tartusse see kõik juhtus. See motiivi pool, et ühelt poolt on meil nagu kuidagi võimalik ju mõelda, et mingisugune tüli eskaleerus ja sealt juba tuli tapmine, aga kas seal oli ka mingisugune ikkagi materiaalne huvi midagi neilt saada? Kas nendel tapjatel oli teadmine, et mehel, naisel, kes nendega kaasas on mingisugune raha? Kõik tundub kuidagi liiga vähe, et lihtsalt tüli pärast tapeti, aga võimalik, et nii käivadki asjad. No seal olid materiaalsed huvid mängus, aga võrrelduna nüüd neid summasid versus inimelu, et siis põhimõtteliselt ei ole seal üldse mingit märkimist. No seal oli jutt vist mingisugune 300 eurot ja 2 mobiiltelefoni kokkuvõttes. Täiesti marginaalsed asjad, alguse sai ta pigem siuksest materiaalsete küsimuste lahendamisest, aga eskaleerus täielikult. Ma küsiksin 2 mõrvari kohta, et kuivõrd nad olid politseile varasemast tuttavad. Me teame, et hiljem, kui veel see mõrvalugu ei olnud avastatud ja nad ei olnud vahi all, siis nad möllisid ennast tööle kuhugi turvafirmasse ja seal tekkisid neil mingisugused probleemid vägivallatsemisega seoses, et nad peksid seal ühte siis ööklubi külastajat. Aga varem, kas neil oli varem ka, ütleme, midagi hingel, mille pärast nad on politseil vähemalt jutul käinud?
No tegelikult turvameestena nad töötasid juba ennem ka, et nad, aga neil siukseid vägivalla ilminguid oli ja tõepoolest, et ka menetlus selles said, et kus nad seal ühte paari külastajal olid kallale läinud ja tegelikult nad olid seotud ka kelmuse materjalidega, et kus nad seal kellegi kaudu raha endale teha, et kergelt kriminaalsed tegelased olid juba varem, kui nii võib öelda? No ütleme nii, et nende tausta kohta võib öelda, et neil raha kunagi ei olnud, et noh, võib-olla siit ka see, et miks nii väikse raha eest inimest tapma hakatakse, et noh, nende jaoks ka 50 eurot oli selline raha, et mille eest nad olid põhimõtteliselt risti ette ei löönud. Kui ma praegu kuulan seda lugu, mille pärast tapeti 2 inimest, kui vähese raha pärast või kui vähese materiaalse kasu nimel, siis öelge Hisko, kui sageli te seda sorti kuritegudega kokku puutute tänapäeva Eestis, et tõesti peaaegu et olematute summade eest ollakse valmis tapma ja mitte 1 inimest, vaid 2 inimest? Õnneks praktiliselt mitte. Et pigem ikkagi, kui me räägime mõrvadest, tapmistest, siis üldjuhul ikkagi kas siis on tegemist joomakäigus tekkinud tüliga või siis jätkuvalt on meil probleemiks üleval see vaimne tervis. Et nagu erilist põhjust ei ole kellelegi kallale minna ja ära tappa. Aga jah, õnneks selliseid raha pärast kellegi tapmisi, et neid tuleb ikka harva ette. Tulles korra selle tapmise loo juurde veel tagasi, siis ma ei tea, kas seda on võimalik öelda, et kas see nii-öelda tapmise mõte tekkis alles tee peal või oli see kohe plaan, et midagi läks lihtsalt valesti? No see on nüüd väga minu enda hinnang, et pigem ikkagi see tekkis tee peal. Aga eks seda siis saame täpsemalt teada kohtus, et kuidas seal need tõendid välja räägitakse. Aga teeme siin selle jutuga nüüd ühe väikese pausi, pärast seda jätkama vestlust Põhjaprefektuuri kriminaalbüroo isikuvastaste kuritegude juhi Hisko Varesega, aga teema on sootuks teine ning ka 2 uue külalisega. Krimiraadio. Krimiraadio jätkub, stuudios endiselt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Samuti meie külaline Põhjaprefektuuri kriminaalbüroo isikuvastaste kuritegude talituse juht Hisko Vares ning nüüd on saates ka hea meel tervitada Lääne-Harju valla laste heaolu spetsialisti Ingrid Sogenbitsi ja Maardu sotsiaalabi osakonna juhatajat Olga Jevdokimovat. Selle saate teema on laias plaanis noored, noorte kuritegevus ja noorte kuritegelikud kambad. Hisko, me oleme sel teemal rääkinud siin saateski ja ma olen tähele pannud, et sa oled käinud rääkimas teemast ka mujal meedias. Milles siis asi, kas midagi on väga halvasti meil noorte kuritegevusega, midagi on toimumus seoses siis noorte kogunemisega gängidesse ja kampadesse? No ma ei tahaks öelda, et midagi väga-väga hullusti on, aga on jah olukord selline, et me peame tähelepanu pöörama noorte tegevusele väga palju, sest et kui me igapäevaselt nendega ei tegele, siis paraku juhtubki nii, et nad tunnevad ennast vabalt, hakkavad kogunema gruppidesse ja hakkavad tänavatel toimetama ja kui esialgu võib-olla see on niisugune süütu olemine kusagil kaubanduskeskuses, õues, siis mingil hetkel hakkavad sinna tulema ka erinevad kuritegevuse liigid, et kas siis esialgu tehakse lihtsalt suitsu või veipi, järgneb sellele alkohol, siis juba narkootikumid, siis on juba raha juurde vaja ja siis röövid ja nii ta läheb. Sa kasutasid sõna hakkavad või nad juba tegutsevad väikest viisi siin, seal ja kolmandaski kohas?
ja nad on, ütleme nii, et nad on tegutsenud ja kindlasti ka mingisugused grupid üritavad täna ka tegutsema hakata, aga jah, et üldiselt me isikuvastastes üritame võimalikult kiiresti reageerida sellisele infole, kui et oleme teada saanud, et mingi grupp tegutseb tänaval aktiivselt, uurime maad, korjame infot ja kui juba on olemas teave kuritegude kohta, siis põhimõtteliselt reageerime sellele väga resoluutselt ja võtame neid isikud kinni ja siis kui vaja, siis menetlus kuni kohtuni. Olga Jevdokimova, te olete Maardu sotsiaalabi osakonna juhataja. Teilt läks hea küsida, mis siis Maardus toimub seoses noorte kuritegevusega, kui pinev või pingeline olukord on? No pingeline ta ei ole, aga kindlasti meil on olemas praegu selline üks aktiivne grupp noori, kus on eestvedajateks natuke vanemad isikud, kes teavad, et kui nemad tegelevad õigusvastase tegevusega, siis nemad saavad karistatud. Ehk siis nemad otsivad endale nooremaid kaaslasi, kellega siis panevad või keda panevad nagu tegutsema, ehk käivad poodides varastamas või nad müüvad edasi veipe ja selliselt nagu toimetavad, et selline väiksem grupp on meil ka olemas. See väiksem on siis mingi 10 inimest või palju see? Kuni 10 noort seal grupis, jah, et me teame ka neid eestvedajad ja tegeleme nendega, aga kõige hullem ongi see, et ähvardatakse need nooremaid poisse vägivallaga või siis ähvardatakse sellega, et teevad lähedastele midagi ja siis need noored ikkagi nagu muretsevad, sinna satuvad ka Ukrainast tulnud sõjapõgenikud, et siis meie juba siis oma osakonnas pärast nõustame need vanemaid ja selgitame, et mis tagajärjed või mis abi võiks nagu saada sotsiaalabi osakonna poolt. Ingrid Sogembits, kas Lääne-Harju vallas üldpilt on samasugune, nagu me siin oleme juba kirjeldanud? Ma arvan, et üldpilt on sama, aga minu teada meil ei ole sellist ühte kindlat gruppi, nagu Olga mainis, 10-liikmeline, et meil on tublid aktiivsed noored, viimati just kuulsin, et 12-aastased on avastanud huvitava väljakutset peale kooli kõrval asuvasse poodi minna. Ja mis minu jaoks on huvitav, et neid ei takista ka see, et tegemist on ju nii väikese kohaga, et kõik tunnevad kõiki, sul võib-olla klassivenna vanaema on seal müüa, aga see ei tähenda seda, et sa ei läheks sinna seda poodi minna varastama siis, jah? Just. Ja neid ei sega sugugi see, et poemüüjad tunnevad neid nägupidi ja ütleme, lisaks sellele ju on ka kaamerad kõikvõimalikud, mis neid ka samuti jälgivad ja kui nad seal väga sageli vargil käivad, siis see on nagu ilmselge kõik seal. See on ilmselge, aga see on mingi selline väljakutse küsimus nende jaoks vist praegu. Aga mis te siis teete? No tuleb poe turvatiimilt kaebus. No see ja see noor käivad siin regulaarselt vargil, varastavad nii vähe, et need otseselt kriminaalvastutusele võtta ei saa, aga samal ajal võiks juba sekkuda. Kuidas see sekkumine käib siis? Siis on piirkonnapolitsei vestleb vanemate ja noortega ja siis me teeme kas koosvestluse või siis meie laste heaolu spetsialistid eraldi ja siis ongi selline vanemlike oskuste võib-olla meelde tuletamine, suunamine ja järeleaitamine, et mis on need vanema kohustused oma lapse eest ka hoolt kanda, selgitada talle, mis on õige, mis on vale ja siis vajadusel lastega vestlus kindlasti, et kõik algabki sellisest vestlusest, suhte loomisest. Samamoodi me saadame neid nõustamisele, kui on näha, et võib-olla seal peres on nii raske olukord mingisugusel põhjusel, et need vanemad ei jaksa antud hetkel oma laste eest piisavalt hoolitseda, et selline võimaliku sotsiaalteenuste osutamine. Muide, kui altid või valmis vanemad on see tunnistama, et nende võib-olla võsukene on läinud võib-olla sellisele kehvemale teele? No üldiselt nad tunnistavad seda ikkagi. Nad on võib-olla tõrksad, nad võib-olla ei taha seda abi vastu võtta, aga ma usun, et tegelikult nad saavad aru, et nüüd on lood pahasti. Ja siis tulebki lihtsalt rääkida, vajadusel veel kord rääkida ja siis koos lahendusi otsima hakata. Räägime sellest taustast siis pisut.
Isko, sa omad laiemat pilti, et kes need noored on siis, kes meil siin kipuvad kampades kogunema ja poodidesse vargile või kuhugi mujale kurja tegema? Raske on uskuda, et kõik nad on majanduslikult nii kehvas seisus, et on sunnitud varastama. Pigem mitte, pigem on seal mingisugune teine kaalutlus, mingisugune teine motiiv või kuidas? Ma oman laiemat pilti nende kõige keerulisemate laste üle, et need, kes ikkagi juba on seal vägivaldsetes gruppides. Et kui me sinna sisse vaatame, siis tõepoolest enamus, no ma julgen öelda üle 90% on katkistest peredest pärit noored, kellel siis see vanemlik järelevalve on nõrk ühel või teisel põhjusel ja nad saavad vabalt tegutseda. Tihti tegelikult on ka see rahaline seis peres suhteliselt keeruline, et ei saada piisavalt taskuraha ja siis minnakse ja hangitakse see raha kuskilt mujalt ja nende gruppide omapära on ka veel see, et ega sinna ju niisama lihtsalt sisse ei saa, et reeglina on grupis väga korralik hierarhia, vanemad grupiliikmed võtavad küll uusi liikmeid, aga sellest peab mingi kasu olema. Üldjuhul siis peab see uus liige raha sisse tooma. Meie kogemuste põhjal see reeglina ongi nii, et alguses võetakse kodust, kas siis tullakse taskurahaga, siis järgmine juba võetakse siin kodust natukene varastatakse. Kui seda ka enam teha ei saa, siis juba kas siis grupp ise paneb midagi müüma. On olnud sellised juhused, kus siis müüakse alguses veipi, mis iseenesest ei ole väga hull kuritegu. Raha tuleb, kuna nõudlus turul alaealised tajatavasti osta seda ise ei saa, et see on nagu meeletult suur nõudlus, toob väga head raha sisse, aga kus raha juba palju on, siis ju tahaks veel rohkem ja siis tulevad juba narkootikumid ja tihti, millega siis astutakse nagu libedale teele, on see, et kui sa müüd grupi eest siis nii-öelda sulle usaldatud narkootikume või siis veipe, tahad natukene ise vasakule ka panna ja võt sealt tekivad nüüd pahandused grupijuhtidega ja ikka väga drastilised näitmed eelmisest aastast on siis sellised, kus raha jäi puudu, tagasi seda kuidagi pidi varastada enam ei õnnestunud, siis viidi eemale võsasse, anti nuga, anti korralikult peksa. Anti nuga, siis lausa nagu löödi noaga. Löödi noaga, ütleme torgiti, õnneks küll torgiti, aga on ka olnud noaga löömisi, aga õnneks need ei ole tekitanud rasket kehavigastusi veel, et selles mõttes. Ja lõpp oli siis see, kus siis ühte noort anti relv kätte ja kästi tal teha poerööv ja relvastatud poeröövi, millega ta siis ka hakkama sai. Meil Eestis? Meil Eestis. Ma selle veibi müümise osas täpsustaksin, et eks jutt käib sellest, et kusagilt mujalt on Eestisse hangitud suurem hulk nii-öelda siin keelatud veipe ja neid noori siis kästakse või sunnitakse siis müüma nii-öelda illegaalseid veipe kus iganes, koolis või tänaval ja nii edasi. Et see on see jutt, mitte et mingid suvalised veibid, vaid see on ikkagi ebaseaduslik tegevus, mida neid sunnitakse tegema. Osaliselt jah, aga ta on niisugune esialgu veel niisugune äge tegevus ja palju raha, et tead, kusagilt kas siis interneti teele hangitakse, ostetakse need veibid suurel hulgal ja siis Eestis hakatakse neid turustama alaealistele. Teeme siin ühe väikese pausi, oleme peagi tagasi. Krimiraadio. Krimiraadio jätkub. Saatejuhtideks on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Meie külaliseks on Põhja prefektuuri kriminaalbüroo isikuvastaste kuritegude talituse juht Isko Vares, Maardu sotsiaalabi osakonna juhataja Olga Jevdokimova ning Ingrid Sogenbits, Lääne-Harju valla laste heaolu spetsialist. Ja meil on hea võimalus tõesti küsidagi sellist kohaliku omavalitsuse vaadet, kes näeb üsna lähedalt ikkagi, mis noortega toimub, kuidas nad tegutsevad. Milliste tunnuste järgi need noored kuidagi koonduvad? On see, ma ei tea, ühine elupiirkond, sama rahvus? Kuidas see kokku võtta? Ma ei tea, Olga võib-olla. No kindlasti sama rahvusest, et
kui me räägime Maardust, siis no kõik me teame, et enamus inimesi on seal vene keelt kõnelevad inimesed ja pigem see noortekamp, millest mina rääkisin, et nad on ikkagi vene keelt kõnelevad noored, et kui rääkida nende taustast, siis mina võin öelda, et selle kamba eestvedaja on tegelikult, me ei saaks öelda, et sellisest kehvast perekonnast, et tal on täitsa tavalised vanemad, kes käivad tööl, aga tegemist on paljulapselise perega, kus see noormees on kõige vanem siis laps, kellele võib-olla ei ole piisavalt tähelepanu ja kindlasti nagu Hisko juba ütles, et see rahavajadus on võib-olla natuke suurem, tahaks endale lubada paremaid riideid, tahaks käia igal pool ja siis sellega ka natuke nagu võimendada seda mõju noorte peale, et kes need noored, kes satuvad sinna kampa, on suure tõenäosusega pigem juba sellistest sotsiaalsete probleemidega peredest, et kas vanemal on mingi sõltuvus, enamjaolt alkoholisõltuvus, et laps on jäetud omaette, temaga keegi ei tegele, tema vastu keegi ei tunne huvi ja siis, kui üks hetk ongi keegi, kes on teda märganud, näiteks sealt kambast, noh, ta tunneb, et ma olen populaarne, mind tahetakse, mulle pakutakse, äkki ma proovin ennast seal ja läbi selleks, et saada sinna kampa, hakkab ta ikkagi tegema seda, mida temalt oodatakse. No Maardust me teame ka üht tubli poksiklubi, kus trennis käivad poisid ikkagi ka moodustasid teatud kamba, nad oskavad kakelda, nad tunnetavad oma jõudu ja seetõttu ka hakkasid ennast tänaval kehtestama. Kuidas sellega nüüd on? Kuivõrd see seltskond täna probleeme tekitab ja muresid põhjustab? Tänaseks need noored on üles kasvanud ja võib-olla enam selliseid asju ei toimi, aga mis on mureks, et ikkagi sinna boksitrenni jõuavad noored, kes lähevad sinna mitte eesmärgiga nagu saavutada midagi selles spordialas, aga pigem omandada baasteadmisi sellest, kuidas õigesti lüüa, kuidas ähvardada vägivallaga või ja nende püsivus seal trennis on hästi lühiajaline, nad omandavad põhiteadmised ära, lähevad sealt minema ja lähevad kuhu, lähevad kooli, lähevad tänavale, kus nad ähvardavadki sellega, et ma oskan seda, ma praegu kasutan need võtteid ja käibki jutt, et hästi tihti on ka minul see kogemus, et ma pidin võtma treeneriga ühendust, kutsuma teda enda juurde vastuvõtule, ütlema, et kuule, et sinu noored on seal tänaval ja siis ta on tunnistanud, et nad on reaalselt käinud 2-3 kuud trennis, et aga nad enam ei käi ja nüüd nad kasutavad need oskusi nagu mitte õiguspäraselt. Ingrid Soogenpits, kuidas teil Lääne-Harju vallas on, et kas gängid on üldjuhul poiste gängid või need on ikkagi nii tüdrukud kui poisid ja nii-öelda soolist vahet seal nagu ei ole? Meil jah, õnneks või kahjuks boksiklubi ei ole ja need noorte seltskonnad, kes kogunevad, seal on pigem selline segaseltskond. Et on jah, poisid, tüdrukud, rahvus on, ma arvan, et seal on isegi vene keelt kõnelevaid noori, Keilast võib-olla nad käivad seal Keilas hängimas poodide ees. Ja see ühine joon võib-olla on ka selline kuuluvustunne ja mida mina olen kuulnud noortega rääkides on see, et kui ta on probleemsest perekonnast pärit, siis ta leiab endale sellise teise samasuguse, kes siis väidetavalt, tema mõistab mind, tema mõistab minu probleeme ja tema oskab mind aidata ja siis need 13–15 aastased seal aitavad üksteist ja lahendavad üksteise probleeme, mis paratamatult ei ole alati väga hea tulemusega. Hisko ja politsei lauale jõuavad need noored ikkagi siis, kui päriselt on ikkagi üsna hullude asjadega hakkama saadud. Kuulge, öelge, kui keeruline ülesanne tegelikult on pandud kohalikele omavalitsustele, et see teoorias peaks ju käima nii, et nagu teil oleks mingisugune imevõime ära lahendada need asjad juba siis, kui need juhtuma hakkavad. On see keeruline? Kui keeruline see on? Miks? On ikka keeruline, aga Hisko jah, tema tegeleb tagajärgedega, siis kui asjad on juba väga halvasti, meie peaksime see ennetav pool olema siis
et mis meil on, meil selliseid võluvitsakesi ei ole, meil on erinevad teenused, kuhu me saame suunata, meil on võrgustikutöö, mida me saame kasutada, meil on erinevad programmid, Sotsiaalkindlustusamet pakub MDFT-d, mis on siis selline väga multidimensiooniline pereteraapia, meil on erinevad rehabilitatsiooniteenused, aga nende tase on ju piirkonnast sõltuvalt ka väga erinev. Et meil Lääne-Harju vallas, ma juba Keilat mainisin, sealt tuleb ka positiivseid asju, on väga hea koostöö sealsete teraapiakeskustega, aga jah, meil, ma arvan, et selliseid võimalusi nagu Tallinnas kindlasti ei ole, ma ei tea, kuidas Olga teil on? No meil koha peal teenusepakkujad ei ole üldse, ehk kuna me oleme Tallinnale väga lähedalt, et siis me kõik teenused nagu saame Tallinnast, et ja see on võib-olla üks selline murekoht, sellepärast et kui suunata kedagi eelnevalt juba kuskile teraapiasse või abi saama, siis vanem hakkab prioritiseerima asju, ehk kõigepealt ta mõtleb, et ta peab tööl olema, noor üksinda ise ei lähe, et kui lastekaitsespetsialist ei vii teda sinna kohale, siis ongi see, et laps ei jõuagi abini. Et selles osas on meil väga keeruline ja keeruline on ka oma emakeeles teenuste saamine, seda on järjest vähemaks jäänud ja järjekorrad on pikemad, isegi kui on vanemal see soov, siis võib-olla iga abi ei sobi või lihtsalt ei ole seda oma emakeeles. Isko, sa soovisid lisada? Ja ma soovisin lisada seda, et kõigepealt, et ega me räägime tegelikult umbes 100-200 noorest on ju siin meie 500 000 elanikuga piirkonnas. Et kindlasti ei ole kõik lapsed hukas, on ju, aga meie jaoks ongi suur probleem just see jäämäe tipp, ehk siis kui ma vaatan ka statistikat nii-öelda, mida siis meie juhtumid näitavad, siis paraku see on väga kurb. Aastate lõikes noorte vägivald järjest tõuseb, et me absoluutselt ei ole seal vähenemise trendil. Vägivalla kuriteod just. Me räägime peksmistest, röövimistest ja arva ka tapmistest, aga põhiliselt peksmistest, röövimistest. Täpselt ja üle-eestiliselt, et see on tõusus ja juba pikemat aega tõusus ja kui täisealiste kuritegevus, vägivalla kuritegevus on langustrendis, siis alaealiste oma veel paistab eriti silma selle vägivalla kuritegude osas. Ehk siis see on suur probleem ja selle probleemiga peab tegelema. Ja täna meil ongi keeruline situatsioon, kui ma ennem rääkisin sellest, et me peame kiiresti sekkuma politseinikana, on ju, juba pannakse seal rööve toime, pekstakse tänaval, tekivad mingid gängelaadsed tooted, et need ei kinnistuks, et see vennaskond ei muutuks tugevaks, nii nagu meie naaberriikides Soomes ja Rootsis. No eriti Rootsis just. No ka juba täna Soomes tegelikult, et Soome tuleb väga jõudsalt Rootsile järgi. Et see siin ei kinnistuks, meil peavad olema sekkumiseks head tööriistad, aga kahjuks täna, kes juba lapsed on esimese astme kuritegus toime pannud, me oleme kokku leppinud ühiskonnas, et me vangi neid ei pane, kui just ei ole väga jõhkrat kuritegu, siis on ainult klatt, ehk siis see kinnise lasteasutuse võimalus ja seal on kohti väga vähe, et meil oleks vaja tegelikult, ja tihti need lapsed on ju narkootikume täis, neil on alkoholiprobleemid, et meil oleks tegelikult riiki vaja niisugust vaheasutust, kus siis saaks nende laste seisundi stabiliseerida ja siis me saaksime hakata mõtlema erinevate programmide peale, kuhu neid suunata. Mis see vaheasutus siis olema peaks? Ma ei oska seda öelda, võib-olla kohaliku omavalitsuse esindajad oskavad paremini öelda, mis ta olla võiks, et aga mingisugune koht, kuhu mitte, et see laps vabatahtlikult läheb, aga et ta tuleb, et ta saaks sinna sunniga suunata ja saaks ta nii-öelda narkootikumidest puhtaks ja siis juba saaks edasi vaadata. No, millest tunneb kohalik omavalitsus puudust?
no tegelikult sellisest keskusest, kus oleks nagu võimalik tagada kompleksravi, alates sellest, et kui me räägime narkosõltuvusega noorest, et ta kõigepealt saab seda psühhiaatrilist abi, saab puhtaks, temaga töötab siis psühhiaater, kliiniline psühholoog ja edasi noor suunatakse ka tugigruppidesse, kus ta saaks nagu rääkida, kust kohast see kõik hakkas, kuidas ta on jõudnud nagu selleni ja lõppfaas peaks olema, et ta lahkub sealt mitte üksinda, tegelikult tugiisikuga, kes veel suunab teda paar aastat edasi juba täiskasvanu elus, võib-olla aitab tal püsida nagu sellel järjel, et mitte langeda tagasi nagu sellele teele. Meil oli üks selline ideaali lähedane koht narkosõltuvusega noortele Toruja keskus, mis oli küll vabatahtlikkuse alusel, aga meie nägime väga häid tulemusi nende noorte puhul, kes sinna läksid, seal oli väga hea ravimeeskond, neil olemas psühhiaater, sotsiaalpedagoogid, psühholoogid, aga see pandi kinni. Ja alkoholiraviga noorte jaoks ma just enne rääkisin Tallinna Laste Vaimse Tervise Keskuse sotsiaaltöötajaga, küsisin, et kuule, et äkki sina tead, et mis meil on nagu alkoholisõltuvusega noortele see koht. Ta ütles, et ega ei ole tegelikult, ehk et meil Eesti Vabariigis meil ei ole alkoholisõltuvuse või narkoprobleemiga noori, tuleb nii välja. Kas ma saan õieti aru, et kui riigi tasemel oleme kas pea liiva alla pannud või silmad sulgenud probleemi ees, et tegelikult on piisavalt palju noori alkoprobleemiga, narkoprobleemiga, vägivalla mingite probleemidega, ehk et noori inimesi, kellel on teha üks samm, et olla päris kurjategija ja meil ei ole nende päästmiseks tööriista või kohta, kust neid ravida. Sain ma õieti aru? Jah. Me kahjuks praegu pigem tegeleme üksikjuhtumitega ja üritame niimoodi seda tulekahju kustutada, aga see on meeletult ressursimahukas kõigile osapooltele, kes seal ümarlaudadel osalevad, et tegelikult võiks olla süsteem, aga jah, see süsteem nüüd juba varsti saab 10 aastat tegelikult mööda, et kus seda korralikku süsteemi kahjuks tulnud ei ole. Muide, kelle lauale see võiks jõuda, see probleem, kui nüüd lõpetuseks küsida? Kas see on haridusteema, kas see on, ma ei tea, siseministri teema, on see veel mingisugune teema või kellega sel teemal üldse rääkida? Ma ei tahaks nüüd poliitikasse minna, aga mulle tundub, et see on ikkagi sotsiaalne probleem, et ta algab ikkagi, kõik saab alguse, no tegelikult veel paari sõnaga, et kui ma vaatan seda noort, kes lõpuks meie juurde satub, siis tegelikult reegel on see, et nad hakkab 8-9 aastaselt jookseb kodust ära, ulgub kusagil tänaval ringi, siis tal tuleb suitsetamine, siis tuleb veip, siis tulevad narkootikumid ja lõpuks on ta siis kas siis selles noortegrupis röövib, peksab kedagi, et see on nagu täiesti tavaline muster, ehk siis, et esialgus ei ole kindlasti politsei probleem seal 8-9 aastaselt, aga seal oleks just õige aeg saada näpp peale, aga nii on. Paraku sellise tõdemusega, aga võib-olla samas ka üleskutsega õigetele kõrvadele peame selle saate lõpetama, kõigest lihtsalt rääkida ei jõua. Põhjaprefektuuri kriminaalbüroo isikuvastaste kuritegude talituse juht Isko Vares, Lääne-Harju valla laste heaolu spetsialist Ingrid Sogembits ja Maardu sotsiaalabi osakonna juhataja Olga Jevdokimova. Me täname teid saatesse tulemast, täname loomulikult ka kuulajaid, järgmine Krimiraadio on eetris juba järgmisel teisipäeval. Kuulmiseni! Krimiraadio. Krimiraadio.